oi, videos on nagu nii palju näha seda, mis iganes. On see kõõm või on see mingi valge tolm või. Aga ühesõnaga ma kuulan, mis see räägib. No, ma praegult ei võta kella ära, et soovime, et need kestaksid küll. Aga siis tekita ka endale midagi väga erilist ja toredat. 7. juunil toimub näiteks Tallinna külje all Peetris Eeluks Peetri jooks. See on heategevusjooks ka muuhulgas sellepärast, et on 5-kilomeetrine lastefondi heategevusjooks ja veel mitmed erinevad distantsid. Põhijooksu pikkuseks on 10 kilomeetrit. Rohkem infot leiab see peetrijooks.ee aadressilt. Aga tõesti, kuna see suur kena päev, mis on nii spordi Peetri jooksu reklaamib. Toimub ju koostöös Tartu Ülikooli kliinikale aidata ühiselt täita ühe lapse unistust, tema nime Rait ja tema soovib iseseisvalt liikuda. Kuidas sina saad oma panuse anda, seda juba vaatagi koduleheküljelt peetrijooks.ee. Minul on olemas 100-eurone kinkekaart. See annab osalemise Eeluks Peetri jooksul terve perega 63 66 200 stuudiotelefoni number. Kes tuleb mängu, tervist? Okei, nüüd on seal mingi mäng. Et ühesõnaga, mida ma teen, praegu on, näitan siis seda Mersut, mida ma tahan müüa. Ja suudab küll. Ja kui sa mäletad, siis eile oli meil täpselt sama olukord. Selline Mersu automaatkäigukastiga täiesti. Ja teise puhul kukkusid sa mängust välja, hoian pöialt, et täna läheb sul paremini. Kus toimub maakera kõige lõunapoolsem maraton? Mõtlesin, et alustan nagu sõitmisest. Ja maakera kõige lõunapoolsem maraton. Ja kuna ma mõtlesin nagu sõitma hakata, et muidu tavaliselt olen alustanud väljast, aga ma näitan siis natuke rohkem autot praegu, pärast saab ka veel näidata. Nii, panen püsikiirushoidja peale. Nii, püsikiirushoidja läks peale. Kuigi oli kirjas, et alla 40 ta ei toimi, aga ma olen isegi alla 40 sõitnud püsikiirushoidjaga. Et näed, siit kangist siis saan veel lasta. Näete seal kirja seal paneelis, et kütust on vähe sees, et soovitab, aga sellega saab veel sõita mingi, saab sõita veel mingi, ma arvan, mingi 60-70 kilti veel, et olen seda proovinud. Kuigi ta nagu hea ei ole, kojamehed käivad siit, on ju, vihma natuke sajab. Alla 50 sõidame. Et kuigi ta hea ei ole niimoodi kütust, siis võiks tankida, aga et parem oleks, kui ta oleks nagu rohkem täis. Et siis on see pumbale ka nagu parem, et ei teki pumbale nagu tühi jooksu. Et aga samas nagu oleneb, et palju, et parem oleks, et kui niimoodi veerand oleks vähemalt paagis. Aga päris kuival ta ka ei ole, et ikkagi pumpa tuleb sisse ja eks siis eks ta siis ongi niimoodi arvestatud, et ei ole siin mingit kütuse defitsiiti ei ole, aga näed, et niimoodi ta nagu siin sõidab, et sõidangi sinna ära, kus ma tahan siis näidata seda autot nagu lähemalt, et mis siin kõik on, et see on nagu see niitjad, võib kivi lennata siukestest kohtadest, et näed, Pioneeri tänavat, et ma lähengi siis sinna Pioneeri tänavale. Siin on nagu siuke selline rahulik koht, et muidu olin poeparklas muidu, et siis seal nagu siis ei ole võib-olla mõni tuleb kõrvale ja
vaadatakse, et mis tsirkust ma seal teen ja aga näed, kojamehi just siin proovisin, näed, et need käivad keerates. Nii. Ja läheme siis välja ka või ma ei tea, ma näitan seest võib-olla siis ära asjad. Nii. Et niimoodi. Mina teen tavaliselt niimoodi, et panen ta enne panen siis käsipiduri peale, neutraali peal. Panen käsipiduri peale. No, tegelikult jah, lasen täitsa nagu niimoodi ja neutraalil siis panen käsipiduri peale. Noh, käsipidur käib jalaga. Ja siin ongi raadio, veel kassetikas. Siis on ju see paneel, näitab kõiki värki. Siin peaks olema mingi akna, need tõstukid on olemas, ees taga kõik istmesoojendused. Nii, istmesoojendused on olemas. No, ma lihtsalt ei tea, kas ta telefonist, kuidas ta näitab, aga no, siin on kõik seest lukku panna, kliima, külmaks, suunamisetega, akna peale puhumisega, tagaklaasi soojendus. See on see konditsioneer. Et põhimõtteliselt niimoodi ta on. Ja noh, siin on veel menüü ka, et näed, et näitab siin multifunktsionaalne rool nii-öelda. Et siin oli nagu, jah, siin näitab nagu seda, et stöörung näitab seda, see tähendab, et kütust on, see ongi see sama see kütus. Et muidu nagu ühtegi viga ei ole. Et ma siis näitan väljas ka, kuidas tuled kõik põlevad värgid, särgid. Et siin ta on. Näed, parkimisandurid oli kuulda. Siin taga on see. Nii. See luuk on jah, melsudel nagu. Teeb sükest. Jah, näed. Et selline ta siis on tagant ka. Nii. Ja siis eest. Eest vaates on ta siis selline. Ei saa nagu üldse seda nurka paika kuidagi. Noh, niimoodi ta on nagu. Et selline jah, et võib-olla mootorit näitaks ka. Siit siis ka, kui üks on lahti. Et võib-olla näitaks siis mootorit ka natukene, et kui ta käib, oppani. Klaasid, tuled, värgid, jah, just tulesid tahtsingi näidata. Et tuled, värgid, kõik on terved, klaasid, asjad. Ja näitaks siis mootorit ka. Niimoodi tiksub siin ta. Et bensiinimootor, aku on ilusti, näed siin peidus. Aku on ilusti peidus siin, ta käib klambritega kinni. Oma mordivärgid, ma panen pärast 2 käega panen. Nii, mootor, bensiinimootor, inline 4, otse mootor 4 silindriga. Piduri see pump on ju, pidurdusjõukontroll, seal on see mootori aju, seal. Siin on turbod asjad, õlifilter, õlivarras, klaasipesuvedelik kohe, et noh, suhte suur õhu sissevõtu kollektor, turbo, klaasipesuvedelik, see on jahutus tegelikult, see on klaasipesuvedeliku koht. Et niimoodi ta siin on, et
et kas tagumisi tulesid ka näitasin, näed, tagumised tuled on ka niimoodi. Et nii, siis on autole nagu ring peale tehtud, et ja siis näitan veel neid sahtleid, pardatšokid. Siin on muidu, siia saab ka muidu panna, kui ei suitseta. Et siin on siuksed sahtlid, siis kui ei suitseta, siis saab siia ka mingeid asju panna. Topsihoidja, näed, siin ja siis on veel all ka suurem. Seal on mul praegu see, ja suurem, see Mersu märk on ka muidu olemas, et ma võtangi need kommipaberid ära siit või need kommipaberi ja kohukese paberi. Et siuke vahva asi ühesõnaga. Et ma panen siis luugi kinni. Niimoodi. No ma pärast panen selle aku selle. Saan 2 käega panna, siin on parem. Ma lähen nüüd sisse ka tuppa. Tagant näitan ka. Et noh. On siin nagu ruumi küll. Et ma lähen nüüd ise ka tuppa, tulin ära. Ja siis ma panen nüüd siis pargi peale ka ära. Et mulle meeldib niimoodi teha, et panen enne nagu neutraali peale. Panen enne neutraali peale ja siis panen nagu enne neutraali peale ja siis need peeglivärgid ka, et näed tuled. Siin üleval on tuled, kõik on ju. Praegult just oli numbrituli oli läinud välja, aga pirn. Klemmid olid natukene seal oksüdeerunud. Tuli oli ka läbi. Taga veel millegi pärast põleb, aga ma ei tea, mingil hetkel ta vist peaks seal ka läbi. Vaatame kustuma. Mingil ajal ei tea, kas ta seal tagant. Tagumine tuli peaks ka ära oota. Ja, okei. See oli see tagumine. Jah, sellepärast oli see tagumine. Eks see tagumine siis oli. Aga siis peegel ja päikse silmides ka peeglid mõlemas. Küljepeeglid ka. Siin saab, kui auto käib, siis saab tegelikult istet veel. Siin on need istet saab edasi-tagasi. Edasi-tagasi on nagu elektriliselt saab istet sellest nuppudest. Ja peeglid saab ka liigutada elektriliselt. On näed siin. Siin on tuled ja siis on elektriliselt saab peeglit liigutada. Nüüd ta läks jah sisse. Jah, siin on tegelikult see. Tegelikult on see. Tegelikult on näed see alumine, et peeglid toimivad. No ja ongi see. Pagasid luuki saab ka tegelikult elektrooniliselt avada, aga see käib siukse hooga, käib ülesse nagu, et pole mõtet, et saab sealt ka nupust. Ja niimoodi ta siin on, et tahangi ta nüüd siis müüki panna. Et tegelikult on müügis juba 1900 eurot. Ma panen võib-olla sinna kirjeldusse, videokirjeldusse panen selle ka,
lingi, kus saab teda osta, on autoportaalis, autoportaal.ee, et seal saab tasuta kuulutada, et sellepärast panin sinna. Ma vaatasin, et seal on ka nagu sama see kontingent käib vist läbi seal. Täpselt sama kontingent, kes, ma näitan niimoodi hoopiski, jah, et siis on nagu ilus selline vaade. Et sama kontingent käib läbi seal ja oli ka vaatamisi oli alguses. Võib-olla nii palju vaatajaid ei käi kui seal Auto24, natuke võib-olla vähem. Aga põhimõtteliselt sama süsteem oli, et mul Auto24 oli ka vahepeal. No, et alguses paned auto ülesse ja siis käib mingi 70-80 inimest käib vaatamas. Aga siis pärast langeb paari päeva pärast ja jääb sinna 30-40 juurde vahel 20-10 inimest. Ja praegult mul on ka seal paar nädalat on üleval olnud ja siis on vaatajaid siis ka kuskil 20 juures, seal vahel on 40, siis on vahel 15, eile oli 22 vaatajat. Et muidu Auto24 maksab see kuulutus 40 € peab maksma. Raadio Star FM akna taga on praegu näha. Ja vihma sajab ka homme, aga homse päeva temperatuur on tunduvalt jahedam, jäädes vaid 14 ja 18 kraadi vahele. Et siin on uste, nendes on ka sahtlid, on ju. Et ja auto läbisõit on tal natuke üle 100 000 kilomeetri. Sisuliselt on tal 100 000 kilomeetrit. Et olgem täpselt siis, et 109 000 kilomeetrit. Ja tal on nagu üks asi on, et näed, tal oli, siit oli kõik roostes, oli tal, kui ma tossin. Et siin on muru. Oli tal kõik roostes. Aga mina värvisin ta siis käsitsi värvi, et mitte nüüd pintsi ja rulliga, aga värvisin, ma näitan võib-olla ukse küljes enne juba näitasin. Ma näitan siis seda värvkatet. Et siis ma värvisin nagu akuvärvi püstoliga. Et võt selline värvkate on tal nagu. Värvisin ta akuvärvi püstoliga ja et on siuke viisakas välimus. Et välimus on, ütleme, rahuldav. Et on rahuldav välimus. Nüüd ütleks niimoodi. Ja siis tahtsin näidata veel neid pidurite värke ka. Originaalväljad on, näed, originaalmersu väljad. Siin on veel see, muidu on nagu teistel on see sinine see, näed. Teistel on kõik selline, see on nagu olemas teistel velgedel. Aga siin on nagu see ainult jäänud märk ja see sinine on nagu kadunud. Aga et 5 mutriga, kuigi seal oli andmetes oli 4 korda mutri valem ja mis tal see velje mõõt, ma ei mäleta, kas oli 17 tolli või? Oli velg. Näed, 17 tolli, jah. 225, 45, 17, 225. 225 on küllaltki lai rehv. Et laius on 225. No küllaltki lai. Ma arvan, ta ei ole nüüd kõige laiem, aga küllaltki lai. Ja siis on 45, on siis laiuses protsent on ju. Mis tähendab siis, et kuskil 12 senti on siis kõrgus. Et kõrgus on pigem madal. Et ta ei ole kõige madalam võib olla, aga pigem madal. Et muidu on nagu 65 on ju, siis on nagu siuke laiem on ju, peaaegu poole laiem, kolmandiku laiem. Ja siin on nagu kettad väga heas seisukorras.
ei ole mingit ranti siin. Ja siis pidurikettad, piduri need klotsid on kõik on uued ja tagumine support, tagumised need on ka uued. Piduri supportid või need pidurisadulad on, tagumised on uued. Tagumised pidurisadulad on uued pandud. Et käsipidur on korda tehtud 300 000, ma panen ukse kinni. 3000 kilomeetrit tagasi on hooldus tehtud. Noh, küllaltki siuke niimoodi värskelt. Noh, kui värskelt nüüd, aga 3000 kilomeetrit ütleme, et siis veel 1/3 hooldust on sõidetud ja 2/3 siis veel on jäänud, et ja tal on kindlustus kõik kehtib praegune juulini, et see läheb ka uue omanikul läheks üle. Automaks on tal makstud, et see hind oleks siis 1900, oleks siis nagu sinna nagu mingeid makse juurde ei lisandu. Et 400 eurot oli automaks, et see on ka makstud. See registreerimismaks on makstud 400 eurot. Et sellele hinnale nagu juurde seda ei lisandu. Muusika mängib ja garantii annaksin ka mootorile, käigukastile ja starterile, generaatorile annaksin garantii 3 kuud, et noh, selle mõttega, et kui nüüd noh, tõesti, et ongi mingi 3 kuu jooksul nüüd noh, et ongi mingi jenka käib, on ju, et siis tõesti on ju, kõik on nagu minu kulul garantii all nagu kõik lahendan ära asjad, et asendusauto ja lahendan asja ära. Aga veermik on ka korras, kõik on korras, töötab ja veermikule garantiid ma ei anna, sest veermik on nagu noh, sa kuuled proovisõitu tehes, et sõidab sirgelt ja nii edasi, et ei kolise miskit ja kõik on nagu korras veermik. Aga selle korrasolek nüüd sõltub tõesti nagu palju uuest omanikust, et kuidas sealt aukudest läbi minnakse ja mis kiirusel ja et tegelikult noh, aukudest läbiminek peaks ka selline olema, et sa ei tohi pidurdades sealt läbi minna, et võta too maha ja siis ratas veereb. Aga muidu kui sa pidur peal ja auku sõidad, siis see lõhub nagu totaalselt. Et noh, see nagu ka sõltub nagu sellest omanikust nii palju, et võib-olla ongi, et paneb seal noh, 50-ga paneb aukudest läbi ja üle lamavate politseinike ja asjade, et siis see on paari päevaga on see veermik kõver, aga noh, aga on korras kõik, et aga ütleme sihukestele jah, et auto südamele ja sellistele põhimehhanismidele, mehaanikale, mis nagu, mille töökord ei sõltu nii palju nagu nüüd kasutamisest, et noh, vajutad, no eks käigukastiga on ka tegelikult, et sa pead teda ikkagi, noh, nagu mina panen neutraali varem, ma panengi ta varem neutraali, et ma ei taha seda raskust peale lasta parkimisele, et mõni paneb kohe, et ei pane isegi, ei hoia pidurit isegi peale, on ju, lükkab, võib-olla hoiab pidurit peal, lükkab ta sinna parki, on ju. Et mina seda ei tee, et kui sa ta lükkad kohe parki, auto käib, on ju, ja siis talle see surve läheb peale. Aga kui sa paned ikkagi enne neutraali ja lükkad auto välja ja siis paned parki, et siis talle ei lähe seda survet enam peale. Et muidu on need jõnksud käivad läbi, et aga noh, see on parem on ju, aga ütleme, see nagu niimoodi ei määra see käigukast nagu niimoodi sellisel kasutamisel nagu katki ei lähe, on ju, et noh, et ta lihtsalt on parem, kestab kauem, aga ütleme jah, kui käigukastiga midagi juhtub, on ju,
et siis käigukastiga, mootoriga, starteriga, generaatoriga, elektrisüsteemiga, on ju, et noh, annad süüdet ikka autole, on ju, et see noh, et see ei sõltu nagu nii palju kasutamisest, on ju. Ja mootor, et ta peab käima ja toimima ja seda ma tahangi selle 3-kuulise garantiiga näidata, et see auto on töökorras. Ta on heas töökorras, seda ma tahan näidata, et siin ei ole mingit sihukest asja, et on nüüd vuntsitud 1 päevaks mingit masla-paslat sisse pandud ja et täna töötab ja homme ei tööta, on ju. Et siin sihukest asja ei ole, et ta on ikkagi töökorras ja töökindel auto, et käima läheb kohe, noh, ei mingit probleemi käivitumisega, ei millegagi, et see inline 4 mootor on ka, ütleme, mootori tüübid on inline mootor ehk otsemootor ja V-mootor, on ju. Et V-mootoril on nagu 2 sihukest siis plokki, on ju. Et aga sellel on nagu 1 plokk ja ta on töökindlam. Et ühesõnaga, kui on huvi, võtta ühendust 1900 eurot. Hinda saab ka tingida. Ja automaatkäigukastiga bensiinimootor, ütlen kulu ka veel, maanteel on alla 7 liitri 100-le on maanteel ja 98 bensiini soovitan panna talle sisse. See on mootorile hea. Ja linnas võtab siis 9 liitrit. Et siuke keskmine kulu võib siis oleneb, palju sa sõidad maanteel. Kui sa kogu aeg sõidad maanteel enamjaolt, siis on 7 liitrit on 100-le. Et siis on jah, päris, noh, küllaltki ütleme ökonoomne mootor on 95 kilovatti ja 2-liitrine. Et minek on väga hea. Et turbomootor, minek on väga hea. Et küllaltki hea sihuke võimsusega mootor ja kütusekulu ei ole mingi ulmeline, et mul on väiksemad autod ka olnud, mis võtavad maanteel 7-8 liitrit, et see on sihuke keskmine kulu, küllaltki ökonoomne ikkagi, ütleme, ökonoomsuse koha pealt keskmine, et ja bensiinimootor pole mingit janti, no ma vist summutitoru seal ei näidanud, aga ei ole ta mul kunagi siin tossanud, mul siin oli, tuttaval oli E-klassi Mersu, uuem natuke ja 2011 või mingi siuke. Ja tema siis rääkis ka, et tossas see mootor tal. Et tossas, jah. Ja ei noh, ma ise nägin, et tossas. Et aga siin jah, ei ole nagu häda miskit. Häda ei ole miskit ja siis ongi nii, et selle, jah, kui on huvi kellelgi, siis võtke ühendust ja saab hinda ka tingida. Et töökindel ja töökorras auto, et pane siis selle kuulutuse ka sinna descriptionisse. Vot niimoodi.